on uus nädal, esmaspäev ja valin kaardid täna valgusteadlikud inspiratsioonikaarditest. Kes mäletab, kes on näinud, kes omab neid kaarte, siis teab, et anum ehk sinu energiate hoidla, kui on piisavalt energiat täis, siis on sulle kõike võimalik oma ellu luua, taotleda ja teostada. Iga kaardi võtmine aitab sul seda enda ellu siis võimaldada. Ja valin siis 3 kaarti. Vaatame, mida siis universum ütleb sulle selleks nädalaks ja võib-olla ka pikemaks ajaks. Nii. Panen nad ette ja sellised kaardid. Ja jällegi täpselt samasugune pilt, aga see on kaart, see pole pakendi, kaas ja sellel pole mingisugust kanaldust, nagu ruunides on tühi kaart olemas. Mida see siis tähendab? Jah, see kaart oli disaineri poolt loodud, mul polnud mõeldud, et selline kaart siin sees on. Ja kui ma avastasin selle, siis ma mõtlesin, et aga väga tore, et seda saabki kasutada selliseks kaardiks, lisakaardiks, mis tuleb välja ja annab sulle sellise sõnumi, et sul on kõik võimalik. Tühi kaart, sõnumita. Kõik, mida lood, kõik, mida tahad luua. Universum ütleb sulle, et sinul on su elus absoluutselt sinul endal võimalik luua seda, mida sina tahad. Sul on kõik võimalik. Ja tegelikkuses see niimoodi ongi, sest sa oled looja olevus ja universumi peegeldus maises ja omad samasugust võimekust, võimeid, oskusi, energiavaramut. Sa oled nii-öelda jumaliku peegeldus, see tähendab seda, et sul maises plaanis on täpselt samamoodi võimalik luua, kui sa ainult seda ise usud. Ja see kaart annabki sulle, et see nädal on sul võimalik võtta oma elu, sellest toimuv enda kätte, enda juhendada, olla ise oma elu nii-öelda juhtija, boss, kuidas sa iganes ei mõtle, sina oled kõige tähtsam. Ja abistav kaart ütleb sulle sellise sõnumi, et tunneta, mis annab sulle elujõudu, et stabiliseerida keha, võnkeid, terviklikkuse ja terve olemise suunas. On see tegevus, toit või mõtteenergia, oled hoitud. Abistav kaart annab sulle veelgi sõnumit juurde, et sa saaksid selgeks sellel nädalal, et tulevikku liikuda just sellise pagasiga ja tuleviku all pean ma silmas ka järgnevaid päevi, nädalaid ja võib-olla tervet seda aastat, sellise pagasiga liikuda sinna ja selles aastas siis sujuvalt olla kõik võimalikkuses, siis on sul vaja endas selgust saada selle nädala jooksul, mis annab sulle seda elujõudu, mis asi see on, kas puhkus, mis aitab su kehavõnkeid stabiliseerida ja terve olemise suunas. Kui sina oled terve, see tähendab seda, et ka sinu energiapagas on stabiilselt kõrge ja vibreerib siis sellises tasakaalus, mis võimaldab sulle seda. Nii et kas see on tegevus, mõtteenergia või toit või kõik koos. Ja tea, et universum toetab sind igal sammul selles. Ja isegi vastupidi, ta ootab, et sa hakkad teadvustama enda jõudu ja väge. Seda, kes sa tegelikkuses oled. Ja mille läbi sa seda saad luua, on 3. kaart. Ja 3. kaardi sõnum on, et lase lahti, anna vabaks kõik üles kerkinud emotsioonid, mis iganes olukordade või asjaoludega. Kujusta neid nagu hologramme enda juurest eemale triivimas, seejärel täida end rahu ja tasakaalu energiatega.
oled teadlikkuses. Ja see kaart annab sulle siis spikri, millega pead sa tegelema emotsioonidega, sest emotsioonid on kõige alus. Sa võid süüa sulle mitte sobivaid toiduaineid. No ütleme, rahvameditsiinis on selline arvamus, et näiteks nohu on liigse lima jääkainete kogunemine liigselt jahu ja piimatoodete söömisest. Aga kui sinu emotsionaalne pagas on tasakaalus, siis sinu seedesüsteem suudab kõik need jahu ja piimatooted ehk siis lima ja jääkainet tekitavad toiduained ära seedida. Kui seedesüsteemis on mingisugused emotsioonid, ehk siis me teame, et magu, seedeorganid on seedimata emotsioonide pagas või ladu on õigem öelda. Ja kui sinu emotsionaalne tasakaal on paigast ära, siis ei ole sul võimalik ka terve olla. Sa võid nii hästi ja nii korralikult ja nii õigeid asju süüa, aga lihtsalt sinu seedeorganites luuakse nende toitude seedimiseks mittevajalikke baktereid ja tasakaal läheb paigast ära, nii et ka sellest kasulikust, aga ka võib-olla sulle kahjulikust toiduainest võib tekkida siis kuhjudes haiguse kolded ja siis sa ei suuda tunnetada, millega sa stabiliseeriksid oma energiaid ja olla kõik võimalikkuses. Nii et universum ootab, eeldab ja annab sulle võimaluse praegu võtta enda elu juhtimine enda kätte ja luua just sellist elu, sellist terviklikku keha, selliseid asjaolusid enda ellu, mida sina tahad. Ja sellel tulihobuse aastal on kõik kiirenenud ja võimendunud ja seepärast on praegu, tulihobuse aasta pole veel alanud, on praegu võimalik sul enda elus käivitada see protsess, mis võimaldab sul olla sellel aastal turvalisuses, kõikvõimalikkuses ja ise juhtida kõike, mis su elus toimub. Mitte olla siis maatrikssüsteemi mängukann. Ja soovin sulle siis samamoodi enda teadvustamist ja kes soovib neid kaarte tellida, siis nii kanaldatud valgussõnumeid kui ka valgusteadlikkuse inspiratsioone kaarte on. Raamatud, mida te võib-olla seal üleval sinisena näete, vaatasin üle, on veel alla 20 komplekti. Apollos ja rahvaraamatus on ka mingil määral veel neid olemas. Aga soovitan komplekti osta mõlemad raamatud, sinise ja roheka, sest koos annavad nad need 12 teemat, mis aitavad sul siis olla iseenda elu loojad. Ja liitu kanaliga, et saada infot igasugustest kanaldustest ja uutest sel aastal toimuvatest üritustest.